Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, nimetu digisaade alustab jällegi 9. jaanuaril 2023, sain aastanumbri õieti. Ja kuigi juba teine saade sellel uuel aastal, oleme veel natukene siiski veel aastavahetuse meeleolus selles mõttes, et tänane saade vaatame tulevikku, tuleme eelmisest aastast ja mõtleme, millised trendid kannavad telekomi, mobiilside sektoris. Kuidas on põhjendatud Eesti mobiilioperaatorite hinnatõus, 5G, kui kiire on Eesti internetiühendus ja lõpuks mida sealt kõigest vaadata on. Ja selleks on meil seda valdkonda väga hästi tundev ekspert, juht ühe Eesti suure telekomi firma käest. Kuulake ja saate teada. No tere, alustame siis selle aasta juba teise esmaspäeva digisaatega, nimetud digisaatega ja meil on täna külaline, kelleks on Holger Haljand, kes on Telia Eesti veel värske juht eelmise aasta lõpust, detsembri algusest, kuigi juba kõva veteran Telias aastatega. Eks ju, Holger, kaua sa Telias töötanud oled? Jah, tervist. Tegelikult 22. aasta läheb juba. 22. ja aastanumber on 2023, no ühesõnaga peaaegu sajandi algusest, jah? Ja täpselt tulin tegelikult aastal 2000 suvel, nii et. Siis, kui ei kukkunud kokku kogu globaalne taristu aasta 2000 kardetud vea pärast, no nüüd hiljem on aastavahetusel läinud rahulikumalt, siis dramaatikat pole olnud, aga ikkagi on see hetk, kus vaadata ette, vaadata tulevikku, mõelda, kus me tuleme, kus me läheme. Ja natuke me tahaksime Holgeriga rääkida sellest, mida tema näeb oma positsioonilt Eesti suure telekomi juhi kohalt väljakutsetena ja mis on põnev ja mis on oluline. Ja eks me siis küsime ka omalt poolt vastu meid huvitavate teemade kohta. Aga võib-olla Holger, ots lahti, mida sa siis ütleme näeksid trendina või selle olulisena, millele sa oma aega hakkad pühendama nüüd sel aastal, mida Telia kliendid, aga võib-olla ka laiemalt, kes me kõik Eestis kasutame telekomi teenused, millega me rinda pistame ja mis on meie jaoks nagu oluline? Jah, aitäh. Jah, sellest korra tulekust saati hakkasingi mõtlema, et selle 22 aasta jooksul tegelikult on tekkinud päris hea selline trendide, mida me oleme ette näinud, mida me ei ole ette näinud ja kuidas see on nagu liikunud ja mida siin julgeme üldse ennustada, et kuna ajalooliselt võib öelda, et selline üle 10 aasta ikkagi ei olegi väga võimalik näha neid asju, mis ongi võib-olla huvitav ja tore, et me täna näiteks arendame siin 5G võrku, siis meid küsitakse ka, et milleks ta nagu võimeline on ja tegelikult ega me ei peagi ette nägema veel, sellepärast et paljud need tehnoloogia arengud on tekitanud uusi võimalusi, mis tekivadki selle tehnoloogia nagu implementeerimise ja arengu käigus. Hea näide oli näiteks 3G, kui me 3G 2005. aastal nii-öelda võrguna turule tõime, siis tegelikult keegi veel ei osanud ju ette näha, et iPhone tuleb 2007 ja mis sellest kõik saab, ja siis tuleb 4G niides. Me oleme umbes nagu samas kohas täna, et see on nagu tore on jah niimoodi ajalooliselt seda kogu seda telge jälgida. Aga kui ma täna nii-öelda vaataks tulevikku, siis on võib-olla jah sellised võib-olla 5 plokki, millest täna võist rääkida ja kui alustada sellest, et mis Telia roll on, et Telia roll ikkagi on Eestis selline digiühiskonna arengu vedur ja selline selgroog, et meil oleks moodne ja turvaline infrastruktuur ja et me saaksime nii-öelda oma digitaalset ühiskonda nagu hästi arendada ja siin ka turvaliselt elada ja hakkama saada. Ja võib-olla alustakski sellest, et selline digitaliseerimise areng, et mis on nii-öelda saanud nüüd tohutu kiirenduse just nendest kriisidest ja koroona ajast, et see on nagu selgelt veel kiirenev. Et siin ei ole küsimustki, et see on nii ühelt poolt nagu ettevõtete ja võib-olla lahenduste nagu digitaliseerimine, just digikeskkondadesse viimine ja kogu äri nii-öelda digimaailma viimine. Ja teiselt poolt ju kasutajad, kes täna juba oma nii-öelda elu seal elavad, et neile tegelikult lähemale tulemine.
igast huvitavaid asju muidugi, et sellest võibki rääkida kohe. Jah, ma küsin, et võib-olla tood mõne näite selle kohta, et ma küsisin sult enne ka, et kui palju näiteks Telias on kolitud näost näkku kohtumisteni siis võrreldes igasuguste Zoom'ide ja Meetidega. Sest et koroona ajal oli see peaaegu kõik virtuaalne ja siis oli küsimus, et kui palju me läheme tagasi sellesse. Kas täitsa nulli läheb see virtuaalsed kohtumised või jääbki täitsa üles? Kas see on üks näide digitaliseerimisest või on sul mõni veel? Ja see on see, kuidas me oma tööd oleme siin korraldanud ja täna jah, meil on ütleme pooled töötajatest töötavad kaugelt ja pooled käivad kontoris. Et siis see tundub täna selline täiesti optimaalne nii-öelda suhestus, sest et see ei ole ka nii, et need pooled on siis kogu aeg kodus või need pooled on kogu aeg, aga see on see, et kuidas me liigume ja kust me nii-öelda tööd teeme, et see on hästi paindlikuks muutunud. Aga võib-olla teine isegi parem näide on nii-öelda, kuidas meie kliendid kuidas me nagu oma klientidega suhtleme, et siis seal on ka see trend väga kiiresti nüüd muutunud, et tegelikult üle poolte kontaktidest meil juba toimuvad digikeskkondades. Et kogu meie müügitegevus, teenindustegevused, et suur osa nii-öelda automatiseeritult juba digikeskkondades, aga kui ei ole automatiseeritud, siis teenindajad ka suhtlevad klientidega juba nii-öelda kas chatides või videokonverentsis või siis emaili teel, aga see trend on selgelt näha, et tehingud nii-öelda liiguvad digikeskkondadesse ja seda siis võimekust tuleb kogu aeg arendada, seda kogemust peab kogu aeg parandama, sellepärast et see kliendi ootus seal on juba väga kõrge, seepärast et meid ei võrrelda mitte ainult enam erinevate telkodega või selles nii-öelda Eestis kontekstis isegi, meid võrreldakse ju maailmaga, sest et see kogu maailm on nüüd juba kättesaadav seal digikeskkonnas ja siis on aina suurem surve on, et võimalikult head kogemust seal pakkuda, mis on ühes mõttes hea jällegi nagu konkurentsi mõttes, mis on globaalseks muutunud. Aga see oht, mis ma tahtsin siit välja tuua, mis võib-olla nagu just nagu on nagu huvitavam just nagu tuleviku arengute mõttes on, et mis hetkel ikkagi see virtuaalmaailm või digikeskkond muutub ikkagi ära tundmatuks või eristamatuks sellest reaalmaailmast. Et see on juba ju täna käes, kus me vaatame televiisorit ja me tegelikult ei pruugi aru saada, kas see on tehtud arvutiga või see on päriselt see inimene, kes seal räägib. Et see on juba täna käes. Ja kuhu see siis edasi viib, kui me jõuame nii-öelda metaversi, ilmselt see aasta veel ei juhtu. Aga mingi hetk juhtub ka see, et kui sa paned omal prillid pähe või lähed kuskile nii-öelda keskkonda, et sa enam ei saa aru. Ja see on ka vist juba nagu selge, et see mingi hetk juhtub. Aga võib-olla muret tekitama, täna on see just see nagu see fake ja valeuudiste ja valeinformatsiooni edastamine. Teiselt poolt kõik see, mis võiks olla digitaliseeritud ja ei peagi olema eristada, võib ka olla positiivne. Sa teedki ägedaid mänge, ägedat meelelahutussisu, sa võid ju seriaale toota, sa ei pea selleks enam inimesi nii-öelda sinna kohale viima. Aga kuidas seda nagu kuritarvitatakse, see on see võib-olla ohtlik pool, et siit me jõuame kohe selle järgmise trendi juurde, mis on turvalisus, mis on nagu ülioluline, kuidas me oleme liikunud kiirelt digitaalmaailma, aga tegelikult selle turvalisus ei ole tegelikult järgi jõudnud, et kui me võrdleme füüsilise maailmaga, siis me oleme turvalisust üles ehitanud ju aastakümneid, aastasadu, nüüd me oleme järsku läinud digimaailma ja seal ei ole pooltki sellist turvalisust ette nähtud või mõeldud selle peale. Aga kas see turvalisuse väljakutse, kas see on pigem ikkagi nii-öelda, ma küsin võib-olla siis panen niisuguse valiku, et eks sa ütle ise, kas see on õige või vale, et kas see on teie probleem või siis nende inimeste kasutajate probleem. Väga palju räägitakse küberhügieenist, ma pean teadma, mis ma teen internetis, aga sisuliselt üks operaator, telekom, teie olete nende inimeste enda, see IT-osakond, te vastutate selle eest, et inimese ühendused oleks turvalised, et seal ei liiguks mingit jama. Et kas siis peate teie rohkem sellega tegelema või läheb see selle tavalise Eesti pereinimesini, kes peab õppima seda küberturvalisust ja saama selles eksperdiks? Jah, see on tegelikult väga hea küsimus, et võiks nagu hästi laialt öelda, et iga inimene vastutab oma elu eest ikkagi ise. See on nagu selline fundamentaalne printsiip, aga väga oluline on tõesti sellel teenuse pakkujal tagada ikkagi see turvalisus ja tagatakse teadlikkus, et kui tema teenuseid kasutatakse, mis ohud sellega kaasnevad, mis see nagu teadlikkus peaks olema selles nii-öelda keskkonnas maailmas või seda teenuse kasutamisel. Ja meie roll on mõlemad loomulikult selle teadlikkuse tõstmine, millega me väga palju tegeleme, et rääkida sellest, mis ohud sellega kaasnevad, mis on ütleme maailmas juhtunud, kõik need näited ja mis on siis nii-öelda need ohud ka võib-olla
üldse nagu noortele või see, me räägime ju ka väga laiast spektrist siin, et mitte ainult see, et ettevõtetel ei rünnatakse või et pahavara ei kasutatakse, aga see, et mida see teeb vaimsele tervisele ja kuidas see kiusamine on muutunud nagu füüsilisest maailmast virtuaalmaailmast, et see teadlikkuse pool kindlasti. Ja teine on jah, et päriselt lahendusi pakkuda, ehk siis turvata oma ühendusi, pakkuda selliseid nagu teenuseid siis vastavalt sellele, mis vajadused on, kas siis eraisikutel või ettevõtetel. Ettevõtete suurusest ja olemusest ka ju sõltub, et kui palju erinevaid turvalahendusi või turvataset on vaja seal tagada, nii et see on kindlasti meie roll ja seda me ka teeme. Mulle tundub, et mõnikord ei ole probleem selles, kes nii väga väljaspoolt rünnates kätte saab, vaid mõni aeg tagasi oli tohutu laine selliseid pettusi, kus inimesed ise kannavad oma raha üle mingisugustele kurikaeltele. Kuigi see kõik on ilmselge pettus, aga nad loodavad sealt saada silme ees on eurod või dollarid ja tuleb midagi enamat, et sellises olukorras see on lihtsalt selline nagu väga palju lõppkasutajad, tavalist inimest puudutav mure, kus ei saa ju ka tegelikult kaitsta. Ei, aga seal ongi see teadlikkuse teema, et seal põhimõtteliselt ju saabki ainult teha seda, et inimestel rääkida, mis toimub, millele tähelepanu pöörata, kuidas ettevaatlik olla, kuidas küsida õigeid küsimusi. Ja jah, seda on väga raske nagu tehnoloogiliselt ennetada tõesti. Aga kui nüüd seda tehnoloogia poolt korra sisse tuua, ma jäin siukse kuidagi rumala inimesena natuke siia kuulama, et tegelikult see kõik, me võime jutuks nagu rääkida igasugustest trendidest, aga kui ma küsiks just nagu Telia spetsiifiliselt, et kuidas üksikisiku pähe on raske ronida, aga kuidas sellise suure ettevõttena üldse, kui seda on võimalik kuidagi üldistada, öelda, et kuidas paremini oma võrke turvata, on seal rohkem inimesi, on need targemad inimesed, on see tehisintellekt, kes aitab, et kas on mingid trendid, et on näha juba, et selle koha pealt, ma ei tea, rünnatakse midagi rohkem või vähem, et kuidas see pool nagu välja, kuidas see köögi pool nagu välja näeb, ma küsiks nagu niipidi, et see, kuidas ma kodus võib-olla oma salasõna hoian, on üks asi, aga kuidas selline ettevõte, kes neid suuri infotorusid haldab, sellega tegeleb? Just, ja seal ongi meil ka väga suur roll, sellepärast nagu sa väga hästi ütlesid, et meie neid ühendusi pakume, siis meil on ka võimalik juba ühenduste tasemel väga suur töö ära teha ja selleks meil on suured küberturbemeeskonnad, kes tõesti implementeerivad lahendusi juba sinna nii-öelda ühenduste poole ja seal on ka meil tegelikult kuni kliendini välja paistvalt on sellised nagu turvaneti teenus on näiteks üks äriklientidele, kus on selgelt juba filtrid, tulemüürid vahel, mis võtavad väga suure osa sellisest nii-öelda massrünnakutest või masspahavarast või sellisest nii-öelda liiklusest kinni. Ja teine on siis selline aktiivne monitooringu tiim, kes siis pakubki teenust ka suuremate äriklientidele, kelle on vaja aktiivselt nende nagu ettevõtte suunal jälgida liiklust ja eristada ära siis, kus need nii-öelda võib-olla probleemaalselt või tähelepanu vajavad nagu logid tekivad, et need rünnakud on läinud ka aina keerulisemaks ja DDoS on selline klassika, aga DDoSi varjus juba tehakse muid asju ja sellest enam ei piisa, DDoSi me saame päris hästi automaatselt juba blokkida, aga kui sul DDoSi varjus hakatakse tegema, et see on nagu suitsukate ja sealt hoopis selle varjus tehakse mingid hoopis teisi tehinguid, siis neid niimoodi automaatselt jälle üles leida on raskem, aga kogu aeg õpime, aga selleks on vaja ka sellist aktiivset nagu monitooringusüsteemi ja tiimi selle peale. Nii et need on nagu kaks võib-olla konkreetset asja, millega meie praegu just aktiivsemalt tegeleme ja investeerime ja arendame, sellepärast et need on sellised nagu kasvava trendiga võib-olla ohud. Aga sealt on nagu, ütleme, kui veel korra siia sama teema lõppu küsida, et kas selle rünnaku mõte nagu on tihti selline lihtsalt hasart või on ikkagi sealt taga mingisugune pahatahtlik kasusaamise huvi või et on seal ka mingit trende nagu näha, et mida nagu saada tahetakse? Seal on kaks selget trendi, täpselt need, mis sa mainisid. Üks on see, et üks on poliitiliselt nagu ajendatud üldiselt, et kui näiteks poliitikud midagi otsustavad, midagi ütlevad, näide oli siin jälle, et kui otsustati Narvas tank ära viia, siis selgelt tuli suur laine peale, puhtalt selle pärast, et näidata, et see meile ei meeldinud, me ründame teid, me kuidagi tekitame teile nii-öelda ebamugavust ja tõmbame teie veebilehti maha, ründame teie nii-öelda valitsuse mingeid veebisaite, meediasaite ja näitame, et see ei olnud okei. Ja seal ei ole tegelikult mingit muud ajendit. Ja siis teine on see, mis tegeleb tõesti sellega nagu, et raha teenida. Ja siis seal on juba nagu täpsemad lahendused, seal on ikkagi krüpteeritakse su ettevõtte nii-öelda andmed ära, küsitakse selle eest raha. Seal on see paha vara, mille peale ongi nagu
vaja tõesti töötajaid ka koolitada, et mis linki tohib klikkida, mis manuseid tohib avada, kuidas sa nagu ära tunned, et see on õige või see ei ole õige. Et sealt kaudu nagu siseneda siis ja kompromiteerida ja siis kuidagi nagu välja pressida. Et need on nagu 2 selget trendi, mis on väga tugevalt kasvanud. Ja need 2 asja, esimest märksõna, mis sa oled öelnud, on ju selgelt seoses. Mida rohkem ütleme siis ettevõte kolib, digitaliseerib ja mina näiteks kodaniku või tarbijana eeldan, et ma saan alati kõik teenused netist kätte, siis seda enam on kriitiline, et keegi ründab seda, võtab pantvangi mingeid andmeid, võtab selle maha ja siis mida rohkem sa oled digitaalne, seda rohkem oled sa ka haavatav ilmselt. Jah, eks see käibki käsi käes, et lõpuks siin ei ole midagi ju otseselt nagu ebaloomulikku, kui me jällegi mõtleme ajalukku tagasi, et kui me tegime mingi äri füüsilisse maailma, siis ta alguses võib-olla oligi avatud, kõik raha oli hunnik laua peal, on ju, et ja siis me hakkasime seda turvama, hakkasime tegema uksed aknad ette, kindlam maja, panime raha kuskile arvele, et neid turvatasemeid hakati arendama vastavalt selle, kuidas see ohutasu suurenes. Ja täpselt nii toimub ka digitaalmaailmas, siis ma ütlesingi, et meil on nagu, me oleme ära harjunud mingi turvalisusega füüsilises maailmas ja meil tundub, et see on nüüd nagu hästi ja see ongi hästi ilmselt, siis me lihtsalt peame looma selle keskkonna samamoodi, kes digitaalmaailmasse, me oleme natuke maha jäänud turvalisusega, ütleme siis ausalt. Millega või maailmana tervikuna. Millega veel sel aastal näed, et tuleb? Et kui nüüd liikuda 3. teema juurde, siis on selline üldine kestlikkus, et nimetaks seda niimoodi, et see on nagu kahelt pidi, et et kuidas me suudame hoida kestvana oma planeeti, loodust, see, kus me elame, et kõik me äritegevus tegelikult ju kahjustab seda või kõik me elutegevus ka kahjustab seda, et kuidas seda ohjata, sest meil on ikkagi väga selgelt ju ära tõestatud teadlased, kui me jätkame samasuguse eluviisi, kes me võime planeedi kinni panna siin lähi 10 aastatel. Et see hakkab rohkem ja rohkem teadusesse jõudma ja ettevõtted hakkavad aina rohkem nagu sinna investeerima, et kuidas oma äri kestlikumalt või looduskeskkonda hoidvamalt üles ehitada. Ja teine on siis, kuidas seda kestlikkust nii-öelda ka nagu ettevõtte äritegevuse mõttes nagu hoida, et meil on siin kriisid, meil läheb aina raskemaks, energia läheb kallimaks, meil on erinevad nii-öelda majandus, makroökonoomilised nii-öelda kriisid siin, et kuidas sellistes olukordades nii-öelda oma ettevõtte jätkusuutlikkust tagada. Et need on nagu sellised ka 2 sellist nagu just nüüd nagu eriti aktuaalseks muutunud trendi ja need võiks kokku võtta nagu kestlikkuse nimel. Aga äkki saab öelda kohe, ma kohe tagan jälle vahel hopsti mõne konkreetse näite või et ütleme, et kuidas, mida sa näed, et kus on see koht, millist hooba saab Telia tõmmata, et me oleme nüüd kesklikumad aastal 2023 võrreldes sellega, mis me olime? Jah, ja Telia on siin nii oma jällegi ettevõtte vaates kui ka mida me saame pakkuda nii-öelda ühiskonnale ja oma klientidele, et ühes mõttes looduskeskkonna hoidvalt loomulikult me panustame sellesse, et me ise tarbiks näiteks energiat vähem, et me tarbiks ainult rohelist energiat ja kuidas me nii-öelda toimime, kuidas me oma nii-öelda seda nii-öelda oma tarnijatega tagame seda, et see jalajälg, mida meie oma teenuse pakkumisel suudame vähendada, sest et väga suur see jalajälg tuleb näiteks seadmete tootmisest, kuidas me saaksime seadmeid taas kasutada, et me kogu aeg ei raiskaks. See on nagu, mida me ise saame teha. Ja siis on midagi, mida me saame pakkuda ka nii-öelda oma klientidele. Ehk siis lahendused konkreetselt on siis selle digitaliseerimisega seotud, et see on seotud nii sellega, et kuidas see ettevõte ise oleks jätkusuutlikum, sellepärast et ta tahab ju olla ka seal, kus tema kliendid on, ehk siis olla digitaalsetes keskkondades need lahendused. Ja teine on, et kui ta digitaliseerib, et ta teeks seda ka keskkonda hoidvalt, et näiteks, et iga ettevõte ei paneks omale mingit serveri parki huugama kuskile, mis töötab alakoormusel ja tegelikult nagu kasutab tohutult energiat ja saastab loodust. Ehk siis tuua need kõik kokku virtuaalsesse keskkonda, meie näiteks andmekeskused, mis on juba keskkonnasõbralikuks ehitatud, kuidas soojust taas kasutatakse ümbriskonna elurajoonide soojendamiseks, kasutame rohelist energiat, ehk siis me saame tegelikult tuues oma IT-lahendused Teliasse, me saame pakkuda ka nii-öelda seda looduse hoidu ja jalajälje vähendamist ettevõtetele. Kas Telial ongi kusagil ka mõned serveripargid, mis kütavad mingit linnaosa või? Jah, on. Ongi jah? Ahaa, kus kohas, kui saladus pole? No näiteks meie Mustamäe andmekeskus seda sama ümbriskaudset elamumaju. No, mul on selline küsimus, mis võib-olla soovitub siia teemasse väga hästi, et kui Telia Eesti juht on meil saate, siis mul kohe kuklus tekkis tunne, et need meie kuulajad ja kliendid jällegi tahavad rääkida hinnatõusust. Ja võib-olla kas
sobitub nagu see küsimus siia, sest see kestlikkus, nagu sa ütlesid, tähendab seda, et me kasutaks vähem keskkonnajalajälge, aga vähem energiat näiteks. Moodne võrgutehnika on ju palju ökonoomsem, efektiivsem ja see ei tähenda ainult nagu keskkonnahoidu, vaid ka tegelikult see võtab palju vähem raha, sest elekter on meil kallis. Ja kuidas see käib kokku sellega, et tegelikult ju hinnad tõusevad, ka Telia teenuste hinnad tõusevad, et kuidagi need kaks otsa, ma arvan, tavalise kliendi jaoks nagu nad ei saa kokku. See tegelikult selles mõttes, kui me räägime kestlikkusest, siis see tähendab ka seda, et majandustegevus on kasumlik, on ju. Et kui me täna räägimegi, et meil ja näeme, et meil majanduskeskkonnas kulud ja sisendhinnad tõusevad, siis paratamatult selleks, et Telia saaks investeerida nendesse lahendustesse, pakkuda neid teenuseid, hoida seda kvaliteeti ja arendada seda infrastruktuuri, siis paratamatult peab ka hind tõusma, sellepärast et sisendhinnad on tõusnud. Et kui me seda ei teeks, jah, siis me peaks hakkama järgi andma selles kas kvaliteedis või infrastruktuuri arendamises või oma investeeringutes. Ja seda me täna teha ei taha. Me näeme, et on võimalik nii-öelda hoida seda kasumlikkust, ehk siis õigustada seda, et meie teenused võivad olla kallimad, sest et kliendid teavad, et me investeerime selle õigesse kohta, me investeerime selle infrastruktuuri laienemisse, sellesse kvaliteeti, sellesse kestlikkusse ja jätkusuutlikkusse. Sellesse me usume ja sellepärast meie nagu eesmärk on jah, et vastavalt siis nii-öelda nendele kuludele ja sisendine kasvule hoida oma kasumlikkust ja selle jaoks peame hinda korrigeerima. Ja sealt me jõuamegi tegelikult sellesse nii-öelda neljandasse trendi, mis ma olen endale kirja pannud, et ongi nende ühenduste infrastruktuuri areng. Ja siin sa mainisid juba mitu asja siit ära, et selleks, et ka nii-öelda ühelt poolt me peame tõesti ja arenebki see tehnoloogia, et me näiteks praegu ehitame 5G võrku, aga samas me paneme ka kinni näiteks 3G võrku. Ja see on selline seotud mitme sinuga poolt märksõnaga, et esiteks näiteks 5G võrk võtab 10 korda vähem voolu kui 3G võrk. Ehk siis see on nagu üks juba oluline põhjus, miks me ei peaks kõiki võrke kogu aeg paralleelselt opereerima. Teine on, et ta 10 kordi muidugi kõrgemaid kiiruseid ja väärtust toob. Aga teine aspekt on see nii-öelda ka ressursi säästlikkus, sellepärast et mobiilivõrgud töötavad nagu sagedusressursil ja sagedusressurss on piiratud ressurss. Ehk siis me ei saa seda juurde tekitada kuskil, see on täpselt selline nagu ta on. Me saame optimeerida tehnoloogiatel, kuidas see kasutab, aga 3G, kui ta jääks tööle, ta võtaks väga suure sellest ressursist lihtsalt hoiaks kinni. Ehk siis see sama nagu sagedusressurss, mis me sealt vabastame, läheb ka nii-öelda 5G arenguks ja tegelikult võimaldab jällegi rohkem kiiruseid, rohkem mahtu. Kas sa oskad meiega jagada, mis see 3G sulgemise mõju on, et sul on kindlasti Telia juhina mingi paber kuskil laual, digitaalsena, mitte päris paber, mis ütleb, et kui me selle nüüd kinni paneme, meil on Eestis veel X inimest, kes kasutab sihukest telefoni, kus on 3G. On meil sihukest inimesi või kas sa tead sellist infot? Ja me oleme nüüd sellega juba aastaid tegelikult teadlikult tegelenud, et sellel hetkel, kui me sulgeme 3G võrgu, ei oleks sisuliselt, ma ei saa öelda ühtegi, aga peaaegu, et ühtegi telefoni, mis lakkaks töötamast. Ja see on ka tänu sellele, et tegelikult enamus 3G telefone, mis on üldse turule toodud, kõik nagu järgmise tehnoloogia telefonid toetavad kõiki eelmisi. See tähendab, et isegi kui ta on nagu 3G telefon ja võtab talt 3G ära, siis ta töötab 2G edasi. Loomulikult selleks, et see parem kogemus oleks, me teeme pakkumisi ja proovime motiveerida, et vahetage ikkagi 4G või 5G telefoni vastu, et saaks siis ka nagu selle tehnoloogilise väärtuse ja kogemuse kätte. Aga kui on inimesi, kes seda ei soovi teha, siis nende telefon igal juhul tööle jääb, et kellegilt nii-öelda teenust ära ei võeta selle muudatusega. Aga võib-olla veel, kui rääkida ühenduste ja infrastruktuuri arengust, siis see aasta me näeme kindlasti veel sellist kahte huvitavat võib-olla trendi, et üks on siis, mis juhtub mobiilivõrkude ja Wi-Fi nii-öelda sümbioosis, sellepärast et 5G-ga tekib nüüd küll selline nagu põhimõtteliselt nagu eeldus või võimalus, et ega selliseid kontori Wi-Fisid enam väga vaja ei ole. Et kontori Wi-Fid on üldiselt nii-öelda loodud selleks, et sul on mingi oma võrk ja mingisugune nii-öelda privaatne keskkond, kus sa siis oma nii-öelda töötajate ja arvutite ja seadmetega toimetad. Aga 5G võimaldab nüüd selle privaatvõrgu sulle luua mobiilivõrgus. Et eraldab sulle sellise väikse privaatse nii-öelda tüki sealt ja kõik sinu seadmed, mis siis on sinna registreeritud, saavad tegelikult kõik igal pool 5G võrgus olla nii nagu oma kontori võrgus. Eks see juba loob sulle palju ägedama lahenduse esiteks, kui Wi-Fi seda suudab ühelt lokaalselt, ta suudab seda nagu üle Eesti nii-öelda luua. Ja teine on, et tegelikult see turvalisus ja kvaliteedi tase 5G's on juba palju parem kui Wi-Fi tehnoloogiatel. Et see on nagu üks selline huvitav nagu trend, mida
me testime juba klientidega ja mis tulevikus aina rohkem hakkab elima, et sul ei ole vaja neid erinevaid igasuguseid võrke jälle nagu ehitada, mis üksteist võib-olla segavad. Oota, olge, kas ma sain õigesti aru, et sa mõtled, et kui mul on kontor, kus mul on näiteks, ma ei tea, 15 arhitekti on tööl või 30 raamatupidajat või 80 müügiinimest on ju. Ja neil on mis iganes läpakad, lauakad, telefonid, nagu ikka pilt on segane, et me võime loobuda, ükskõik kas see on Telia või kelle iganes nii-öelda püsiühendus sinna kontorisse ja me võtame kõik need seadmed, paneme lihtsalt mingi SIM-kaardiga 5G-sse, kaasa arvatud lauaarvutid ja kõik asjad või mida sa täpselt mõtlesid selle all? Jah, see võib mingi hetk nagu see, ma ütlen, et see täna ei ole neid seadmeid nii palju, 5G võrk seda juba võimaldab, lihtsalt võib-olla sul on läpakad ja kasutusmugavuse mõttes sul ei ole igal poole neid 5G simme ja asju nii-öelda panna, aga põhimõtteliselt 5G-ga saaks sellise lahenduse teha, et me teeme sulle sellise privaatse kontorivõrgu ja siis on ka olenemata, kus tegelikult su töötajad töötavad, nad ei pea seal kontoris olema, nad on tegelikult üle Eesti laiali kodudes seal, igal pool, kus on 5G levi, nad saavad olla tegelikult selles samas kontorivõrgus nii-öelda nagu nad oleks harjunud olemas kontoris. Aga teistpidi me teame, et kõikide mobiilivõrkude ühisnimetaja on see, et lõpuks nad saavad alati täis, eks? Et kui nad algust tulevad välja, siis on suhteliselt tühi, väga mõnus kiire, aga mingite aastate pärast on ikkagi täis. Et kui me nüüd sinu plaan osutuks tõeks ja me tõstaks kas või kolmandiku Tallinna kontoritest 5G-s, siis pilt ei ole enam siis nii ilus, mina kahtlustan, aga ma ei tea. Absoluutselt ei ole ja see ei olegi kõikide kasutusjuhtumite heaks. Mis ütlesin, et see on üks selline nii-öelda võimalik kasutusjuht nendes kohtades, kus see loob väärtust. Ehk siis, kus ongi selline töö, kus te ei ole nii-öelda ühes kohas koos või ei ole ühte kontorit või kõik on nii-öelda laiali, aga vajate oma sellist privaatvõrku ja nagu kontori. Aga sisuliselt ta asendab VPN-i siis või? Et täna on VPN see asi, mis sa lülitad sisse, vahet pole, mis ühendus, kus riigis, maa all, maa peal, eks ole, mis seadmega, ikka oled oma kontoris. Jah, aga ta siis automatiseerib põhimõtteliselt selle, et inimesed ei pea teadma, mis see VPN on, kuidas me sisse logida. Väga lahe, et see on väga lahe, kui see jõuaks reaalsusse tegelikult selline virtualiseeritud kontor. Aga millegipärast ei ole kõigi need aastakümnete jooksul ikkagi sülearvutid saanud tuge 4G-s ega 3G-s ega 2G-s. Meil olid need netipulgad ja sinna see jäi, olid küll mingid üksikud mudelid, aga ma ootan tegelikult pikalt, et ma saaks SIM-kaardi või e-SIM-i tegelikult oma sülearvutusse pista. Ma arvan, et see seda on nüüd raske prognoosida, et mis hetkel see järgi tuleb, ma arvan, et see mingi hetk kindlasti tuleb. Esimese hooga ma ütleks, et see loob väärtust rohkem nagu seadmetele, mis on automaatsed, et mis on vaja võrku ühendada, ehk siis ta läheb sinna rohkem sinna IoT valdkonda, et need seadmed, mis peaks kõik olema ühiselt selles privaatvõrgus, et need saavad siis nii-öelda 5G toel lihtsamini ühendatud. Aga selline üldine kontseptsioon ikkagi on, kui me räägime üldse ühendustest, siis seal peab väga hästi tasakaalustama seda, mis on nagu fiksühendustega ja mis on mobiiliühendusega. Selles mõttes Hendrik, sa tõid väga olulise pointi välja ja siit jõuamegi võib-olla sellesse kohta, et kuidas me ehitame oma optikavõrku ja kuidas see viimast miili ja see, mis on palju tähelepanu saanud, et ühelt poolt ei ole kunagi mõistlik ehitada seda optikavõrku absoluutselt igale aadressile igal pool üle Eesti. Aga samas me ei tohi ka öelda, et me katame kõik 5G-ga. Sellepärast, et nagu mõlemad on ressursi raiskamised ja mõlemad ei ole mõistlik nii-öelda, ei ole ka tegelikult võimalik äriettevõttel selliseid investeeringuid nii-öelda teha. Aga kombinatsioonis on see väga tehtav. Ehk siis, et me mingid teatud kauguseni ehitame neid optikavõrke, mingi teatud hulk teeme neid viimase miili ühendusi üle optika ja siis mingi teatud hulk teeme üle 5G ja sellises kombinatsioonis on see lähiajal täiesti tehtav. Ma jäin selle sama jutu taustal siin mõtlema või ütleme see aspektist, mida Hendrik küsis, ma jõudsin sama asja peale mõelda, kui ta juba küsiski seda, et ja siit veel edasi nagu mõeldes, kui ma nagu suuremat pilti vaatan, et ühtepidi tundub tegelikult nagu hästi totter, et tänane kortermaja, kus on seal, ma ei tea, võib-olla 100 või rohkem korterit, tegelikult igasse korterisse saabub kaabel ja igas korteris on täna ruuter, mis teeb sellest wifi ja seal on siis 1, 2, 3, 4 või palju elanikke, kes tarbivad seda wifit. See ulatub reeglina umbes veel läbi 5 korruseni, et kui sa avad täna keskmises kortermajas wifi võrgu ala, siis sa näed seal umbes 50 võrku on ju. Ja see on kõik nagu üks niisugune, kui ma seda visualiseeriks, on niisugune Aasia riigi sasi pundar juhtmeid, mis on postide otsas ja mis siis läheb juhtme vabalt igale poole edasi, et kui ma niisugust suuremat pilti vaatan, see tundub tegelikult ju üüratud ressursivaenulik suhtumine on see, et me veame igale poole kaabli ja paneme sinna otsa igale poole siis wifi ruuteri, mis tekitab veel ala, mis kõik omavahel kattuvad. Et ühtepidi nagu see tundub totter, aga teistpidi tundub ka mulle natukene kummaline selle
nagu teisel pool me kõik räägime kogu aeg, kuidas on kaabliühendus on tegelikult see õige, kiire ja parem ja see tõesti ka nii on, et kui on kodus võimalik, siis tõesti ühenda oma asjad kaabliga, sa saad palju rutem laadida üles-alla ja kõike teha. Et minu nagu segane jutt nagu pigem sihibki sinna, et kas siin paistab nagu mingid head lahendust, et kas me saame kuidagi sellise suurema inimeste kontsentratsiooni puhul nagu vältida seda juhtmete ja ruuterite mäsu või on siin, kas sa näed kuidagi siin mingit sellist suurt ja keskkonnasõbralikku lahendust pilti sellele? Jah, näen ja see võiks välja näha selline, et kui kortermaja ehitatakse, siis ehitatakse sinna korralik sisevõrk. Nii nagu tegelikult tehakse ju ärielamute puhul juba, ärikontorite puhul. Ja võib-olla, ma ei tea, nii nagu me teeme täna, viime elektri, vee ja kanali majadesse. Nii on tuleviku elamu või need nii-öelda korterelamud ka varustatud korraliku sisevõrguga. See tähendab, et iga inimene, kes sinna korteri ostab, tuleb sinna, seal on juba wifi võrk, see on täpselt nii planeeritud, et igal korteril need üksteist ei sega, see on kõik loogiliselt nii-öelda planeeritud ja see töötab hästi. Klient ei pea sest muretsema, tuleb sinna, teeb oma arvuti lahti, liitub teenusega ja olemas. On see juba täna ka reaalsus või kas on ka maju, kus juba ongi nii tehtud, ütleme, et kas või siis mitte? Ärihoonete puhul küll jah, aga korterlamute veel ei tea, et oleks, aga see aasta võib... See iseenesest tundub nagu väga hea mõte, mis sa tegelikult nagu kirjeldasid, sest et see iseenesest korteri puhul nagu mõnes probleemiks ongi, et igaüks on seal nagu niisuguses oma pisikses mullis, eks ole, ja kõik tahavad ju olla piisavalt ka privaatsed, et seal tuleb seadmed tuleb aina juurde, et ma ei tea, kui te olete kindlasti ka vaadanud, et kui palju teil on seadmeid Wi-Fi's kodus. Ma just vaatasin, tegelikult ikkagi pidin pikali kukkuma, et mul on 35 seadet, mõtlesin, et mul ei ole nii palju, aga hakkasin vaatama ja näe ongi, mis nad teevad seal Wi-Fi's, no ma ei tea. Probleem on veel see, et kui keegi astub su juurest läbi ja siis mõtleb, et lisaks omalt poolt ka sinna ühe väikse seadme, et vaataks, et mis siis Telia Eesti juht ka sõnumeid liigutab edasi tagasi, siis sa mitte kunagi ei leia seda 36. üle, sa ei saa isegi aru, et sul, vanasti oli hea, et sul oli, eks ole, 3-4 seadet oli koduvõrgus, kui 5 tuli, siis oli ka mis asi see on, eks? Ma hakkan täiesti regulaarselt nüüd puhastama seda, et panen kinni, vaatan, kes karjuma hakkab, siis panen tagasi. ja muidugi siin ma ütleks ka tegelikult nagu turvalisuse küsimuse pealt, ma just mõtlengi, et kuidas vähemalt ma oma personaalse kogemuse pealt ütleks ka, et ma olen väga laisaks on muutunud ja võib-olla ka paljud inimesed, et olid ajad, kus ma isegi viitsisin ruuterit niimoodi konfigureerida, ma tegin sinna mingid IP aadressi piiranguid ja ühesõnaga, et ma nagu teadsin, et kui ma võtan mingi uue seadme, siis ma pidin seda lubama seal kuskil tabelis ja nii edasi, aga mingil hetkel ma lõin kõige sellele käele, sest kogu aeg oli vaja midagi testida, sa olid kogu aeg mingeid uusi jubinaid ja põhimõtteliselt enam ei viitsi, eks ole, et see nagu ühtepidi tähendabki, et nagu uks on jäetud tegelikult palju rohkem lahti ajal, kus see võiks palju rohkem kinni olla tegelikult, eks ole. Tead, aga ma tahtsin siia vahele öelda, Glenni mure ühest küljest väheneb kortermajandus, et uuemad Wi-Fid on üha nõrgema leviga, nii et sa ei häiri naabred nii palju, aga mida võib-olla jällegi, kui me kasutame võimalust, kuna Holger on meil siin saates, küsime selle kohta, et kes ei ela suures kortermajas, elab linnast väljas, on võib-olla sattunud sinna alasse, kus riik toetab, et tuuakse optika koju, on jube õnnelik, aga see on hajaasustus, mida see definitsiooni kohaselt tähendabki, et seal on vähe inimesi. Et on päris palju inimesi, kes nagu elavad ikkagi seal alas, kuhu kas siis Telia või meil mõni teine operaator ütleb, et see ei ole mingi hall ala, vaid me katame selle, aga need inimesed on ikka veel, nad ei saa optikat veel, nad on ikka selle vana ühenduse otsas ja nad mõtlevad, kuulavad meie juttu, kus me siin räägime kiiretest ühendustest ja pisar tuleb silma, et kas 2023, mis nagu Telia teeb selle osaga, mis inimesed istuvad, kas olgu siis vana ADSL või mõni muu ühendus, mis tegelikult ka ei aita enam? Ja, et me oleme sellega ju ka juba pea 10 aastat süstemaatiliselt tegelenud ja me investeerime ju tohutu summa raha tegelikult iga aasta oma sellesama optikavõrgu ehituste ja me oleme nii kaugel täna, et meil on see on nagu kahtepidi, ühelt poolt me teeme ka seda vana vaske kiiremaks, me teeme neid juppe lühemaks, paneme sinna võimendeid juurde, et kui me räägime sellest ADSL-ist, nagu sa ütlesid, või sellisest nagu 10 megabitisest ühendusest või 20 megabitisest ühendusest, siis sellest me tahame lahti saada ja see on selge plaan ja me oleme siin päris lähedal, meil on juba 85% kõikidest ühendustest on 100 megabitti ja kõrgema võimekusega.
ja nüüd see plaan on tõesti, et me jõuaks sellega praktiliselt nagu 100% nüüd lähiaastatega, et me tõesti ja see moodustab, et ühe osa nii-öelda optikaehitus ja teine on siis selle nii-öelda vana base moderniseerimine. Ja see läheb meil päris hästi, aga see võtab ka tohutult raha ja selles mõttes jah, äriettevõttena meie oma jõududega kõikidesse Eesti paikadesse kunagi ei jõua ja sellepärast ma ütlesingi, et see ei ole ka nagu äriliselt mõistlik, mingi osa siis lähebki nii-öelda raadio peale ja 5G siis katab need osad. Ja kindlasti nagu riigi abi ja see on väga abiks, sest et ongi need valged alad, kuhu tegelikult oleks vaja püsiühendusi, aga see ei ole äriliselt mõistlik teha, siis seda on hästi mõistlik ehitada nii-öelda riigi toel. Aga kuidas üldse täna sellise võib-olla Kairi sellise suurema pilguga vaadates tundub kosmosesse minek ehk et just, tahtsin just sinna jõuda. Nii, et tegelikult satelliitühendus hakkab ka aina rohkem rolli mängima ja tegelikult nagu päriselt on tööle hakanud nüüd selle nii-öelda Starlinki tulekuga, siiamaani ei olnud ühtegi sükest nagu päriselt toimivat lahendust, nüüd on. Ja tema roll on ka kindlasti just seal nendel valgealadel ja olukordades, kus on ühelt poolt vaja mingit tagavara võib-olla ühendust, aga teiselt poolt ikkagi vaja ühendust sinna, kuhu muul viisil, kas ei ole mõistlik või mingil põhjusel ei saa minna, siis satelliitside on kindlasti üks option ja meil juba testime tegelikult just neid kohtasid, et kas saame katta nii-öelda oma ühendusest, et satelliitsidest saab tekitada ka tegelikult ju kõneside. Ehk siis me saame ka oma leviala laiendada tänu satelliitsidele. Nii et neid teste juba täna teeme ja ma arvan, et osad inimesed on juba ka endale need soetanud, kes elavadki sellistes kohtades, kus aga kas täna ütleme, kui Eesti on lihtsalt kosmosest vaadatuna mitte just kõige suurem tükk maad, eks ole, et aga kas Telial on täna ka, või ütlen reaalselt, milline see seos nagu päriselt satelliitidega, mis ümber maakera tiirlevad on, et kas see tähendab, et mingisugusel hetkel või millal see hetk võiks saabuda, kui ma saangi öelda Teliale, näed, et ma tahaks nüüd mingit paketti, mis siis hoopis satelliidiga minu asju ajab või kuidas see konkreetsemalt teoksil on? Ja ilmselt me ikkagi oma satelliite üles ei saada ja seda ei ole ka mõistlik teha, et see on jälle selline natuke nagu ressursi raiskamine või peame siin ka efektiivselt toimetama, et kõik oma satelliite üles ei saadaks, siis seda näiteks teha koos Starlinkiga ühine pakkumine on täiesti reaalne. Nii et see, aga mida sa prognoosid, kui reaalne see nagu on see aasta teema, on see lähima 5 aasta teema või et? Nagu ma ütlesin, et me tegelikult juba testime seda, et kui meie võtaks nagu oma ühendusi osaliselt nii-öelda läbi Starlinki, siis me pakuks sulle ikkagi nagu oma kas mingit raadioteenust või selles mõttes oma nagu tehnoloogia veel teenust, aga lihtsalt me selle backbone'i või kuidas öeldakse siis selle nii-öelda tausta lahendaks osaliselt ära satelliitsidel. Aga ikkagi päriselt nagu seda visiooni sa päris nagu ei jagaks või näe, et ütleme, et kõik nagu võrgundus nüüd ikkagi päris kosmosesse ei koli, et jäävad ikkagi kaablid, jäävad meile wifi ruuterid ja jäävad siis ka satelliidid või kuidas see trend nagu tundub? Et ma arvan, et see lahendus peitubki sellest kombinatsioonides, et kõiki asju ühe või teisega ei ole mõistlik lahendada. Lihtsalt ka nii-öelda jällegi looduskeskkonna hoidmise mõttes, ressursi raiskamise või ka ärilise efektiivsuse mõttes on teha seda kombinatsioonis, sest vajadused on erinevad ja tehnoloogiad on erinevate vajaduste jaoks nagu head või halvad. Ja ma arvan, et see võti peitubki nendes kombinatsioonides. Võib-olla räägime siis lõpuks ka sellest natukene, mida me selle ühendusega peale hakkame, et tegelikult Telia toob kas siis raadio või kaabli või äkki tuleb kas kosmose kaudu interneti koju, aga samal ajal Telia oli vanasti teleteenuse pakkuja, nüüd pakute striimingut, aga minul on juba striimingu teenuseid päris mitu, mida ma iga kuuselt ostan ja vaatan ja see pilt läheb üha kirjumaks Eesti inimeste jaoks, et pakkumisi on üha rohkem. Mis see Telia võimalus on üldse eristuda selles pildis? Just, see jõuamegi siis selle 5. trendini, mis meid siis see aasta ja edaspidi hakkab mõjutama just telko vaates, siis me vaatasime nüüd eelmine aasta sügisel juhtus see hetk, kus Telia TV ületas salvestuste vaatamine lineaarvaatamise ajaliselt. Et see juhtus tegelikult ainult nüüd, ma ei tea, kui te arvasite, et see on juba ammu juhtunud või et see veel kunagi juhtub, aga see nüüd juhtus. et see on selline huvitav võib-olla maamärk. Ja tõesti, nagu sa ütlesid, siis aina rohkem ja rohkem ikkagi seda sisu tuleb globaalsetelt mängijatelt. Ja seal on ka toimuvad just need üles-alla, et kui me vaatame, kuidas see on nii-öelda
alguses oli ta nii, et seda sisutootjaid otsisid agregaatoreid, et oleks koht, kuhu oma sisu panna, et kliendini jõuda. Siis kõik oma sisutootjad tõmbasid oma sisu agregaatoritelt välja, ehitasid oma brändid, tekkisid on ju. Netflix oli tegelikult agregaator, Netflixist tõmmati välja, Netflix muutus oma sisutootjaks, siis Disney Plus tegi eraldi, HBO tegi eraldi, kõik nii-öelda Amazon, mis iganes on ju. Ja nüüd, kui me vaatame, siis nende tegelikult kasvutrendid on ka peatunud, nemad on oma selle mingisuguse väärtuse nii-öelda välja mänginud ja tegelikult need investeeringud sellesse sisusse on nii tohutud ja kliendid tegelikult seda brändi, ma ei tea, sa võib Andres öelda, et kas sul on oluline, kas sa saad selle sisu Netflixist, saad seda Disney Plusist või saad selle Amazonist või tahad sa ikkagi seda seriaali, sul on nagu tahad seda sisu, seda kogemust. Ehk siis nende brändide roll hakkab aina rohkem vähenema ja sa tahaks kogu aeg hüpata ühelt teisele, aga siis sa pead iga ühe eest maksma ja tegelikult sul on väike kaos juba kogu selles nagu maailmas. Ja võt sealt tuleb välja selline Telia roll. Et Telia roll on ikkagi neutraalne, kellel on see kliendi suhe ja kes saab väärtust pakkuda nendele samadele brändidele, sisu viia sellele samale kliendile. Ehk siis me tahaks olla see, kes ikkagi on see gateway, meie saame mõnes mõttes kogu selle sisu ju ka personaliseerida, me saame sulle ikkagi hakata soovitada üle kõikide platvormide, iga platvorm eraldi mitte kunagi seda teha ei saa. Meie saame leppida kokku mingi parema hinnamudeli, ehk siis, et sa saad ise vahetada erinevate sisude vahel, ilma et sa peaks iga ühega lõpetada. Et võib-olla see on meie nii-öelda selles mõttes tulevikutrend või selline roll selles TV sisu meedia maailmas, et ikkagi tuua kokku kõik need globaalsed brändid just nagu Eesti inimesele. Sedast, et me loome väärtust ka nendele globaalsete brändist, et nendel nagu Eestis ju mingisugust olulist rolli nad ei näe. Eesti on nii väike nende jaoks, aga neile on okei, kui keegi Eestis selle nii-öelda kokku agregeerib. Aga kas ma sain nüüd õigesti aru, et ühesõnaga, et täna on olukord, kus mul on Disney, mul on Netflix, Apple TV või veel mingisugused mustmiljon teenust ja nüüd siia justkui mängu astuks Telia, kes siis kuidagi pidi serveerib mulle neid samu asju mingis oma paketis või see tundub mulle kuidagi väga arusaamatu. Jah, täna juba, kui sa võtad endale Telia TV, siis sul on tegelikult juba päris palju seal globaalsete nende samade brändide sisu juba olemas. Ehk siis, et tegelikult me võiks pakkuda sulle ligipääsu, jah, sa tahad minna sinna Netflixi keskkonda, sa saad seda meilt, aga tegelikult võiks tulevikus ka olla see, et sul on need juba sisu toodetud sisu on tegelikult sul selles ühes keskkonnas olemas, ehk siis sa otsid sisu, sa enam ei otsi brändi. Ja sa tahad näelda Game of Thrones'is ja sa otsid selle välja, sa saad selle kätte, see, et ta tuleb Netflixist, tuleb ta sealt HBO-st või tuleb ta Amazonist, see ei oma ju lõpuks enam tähtist, sa tahad seda sisu tarbida. Meie peaksime lahendama sulle selle ära, et kõikide nende suurte brändide sisu on meie keskkonnast kasutatav selle. Nojah, eks seal tekibki siis sama moment, et täna need suured keskkonnad omavahel ju konkureerivad eelkõige või kliente või vaatajaid tõmmatakse just selle sisuga, mis on ainult seal, eks ole, et on võib-olla oma nii-öelda hitseriaal Netflixil, oma on Amazonil, oma on, eks ole, Apple'il ja nad ei taha seda kohe mitte anda nüüd kellelegi kolmandale, kes siis ütleb, et meil on need kõik nüüd siin ühes potis olemas. Ma just tahtsin küsida, et mulle see visioon väga meeldib, ma olen seda ostma kohe, kannan raha üle, aga see vist ei ole minu ega ka Telia otsustada, et kas Disney Plus nüüd annab oma Star Warsi frantsiisist teile need, et seal on see oma brändi eelises on neil ikkagi väga, väga palju mängus, kas ei ole? Aga just oli see trendide nagu arutelu, et kui me nägime seda trendi, seda nii-öelda tõmbame sisu välja, ehitame oma brändi, siis nüüd me jällegi võin ennustada valesti, aga pigem näen, et see trend hakkab nüüd muutuma, et nad lõpuks tahavad ju selle sisu eest raha saada, nad tahavad selle kuidagi ikkagi nii-öelda monetiseerida. Ehk siis nende huvi on, et mida rohkemaid kliendid nende sisu tarbib, et siis nende need sisubrändid tegelikult elavad juba eraldi, siis seda rohkem tegelikult nemad teenivad ja võidavad. Ma nägin just hiljuti kuskil mingit tabelit, kus olid kokku võetud need USA nii-öelda uued streamingu teenused, et kuidas neil siis läheb. Ja see ei olnud ammu, kui Disney pidi oma juhti vahetama ja üks põhjuseid oli ka see, et nende streamingu teenusel võiks minna ülihästi, aga tegelikkuses seda turgu valitseb täna Netflix ja pigem on Apple see, kes on targalt seal ka teisena nagu kuidagi toimetanud, et Disney oli selline so-so. Ja siis mul tuli kohe meelde, et ega siin mõned aastad tagasi olid just operaatorid need, kes kuidagi tahtsid ja ei tahtnud sinna sisuärisse minna, eks, et Elisa muutis ennast meelelahutusettevõtteks ja Telial on oma Inspirad ja ma ei tea, kas teil on veel midagi. Samas nendest ei ole nagu vähemasti avalikkusel poolt vaadates ju midagi ülisuurt nagu tulnud, eks, et Inspira ei ole Eesti teleturu liider või üldse tegelikult mingi eriline tegija seal, ma arvan, vaatajanumbrite poolest ja ilmselt ka käibenumbrite poolest.
et mis pointi on sellega jätkata nüüd ajal, kus raha läheb kallimaks ja kõik on kuidagi kahtlane ja tõenäoliselt teil elektriarved ka suurenevad kuust kuusse, et noh, seda kohta, kust kasumit peaks nagu juurde keerama, et neid kohti on nagu vaja. Et ja ma ei küsi otseselt üldse Telia kohta, aga kas sa näed, et operaatoritel on üldse mõistlik seda suunda nagu edasi ajada? Jah, näen ja seda just Telia vaates selles mõttes, et kui ma rääkisin, et kuidas me lahendame ära selle globaalsete brändidest, et tegelikult ega me tahame ju ka seda head sisu klientideni tuua, aga me ei hakka kunagi konkureerima nende eelarvetega, millega Netflix ja HBO ja Disney Plus tegutseb. Ehk siis, et selle maailma me peame lahendama koos nendega, aga see lahendab kõike ülesannet ju Eesti inimese jaoks, sellepärast et see kohalik sisu on ikkagi olulise tähtsusega ja see on selline ikkagi eriline väärtus, mida globaalsed brändid kunagi nagu täita ei saa. Ja seal tuleb mängu meie roll ja me oleme siin tegelikult selles mõttes see hüpotees, mis sa Inspiro kohta ütlesid, tegelikult ei pea paika, ta on Telia TV-s üks vaadatuim kanal ja me oleme sinna päris ägedat sisu tootnud ja see tõesti läheb klientidele korda, no just äsja lõppenud MasterChef näiteks oli kõigi aegade peaaegu kõige vaadatum nii-öelda saade ja seriaal ja nüüd järgmisel aastal tuleb näiteks see Estonia huku seriaal saab olema kindlasti vähemalt sama või veel ägedam nii-öelda sisu, et selliste nii-öelda sisuprojektide väärtus meie kliendil on väga suur ja nad hindavad seda väga kõrgelt ja mitte vähem kui see, nad on nagu võrdväärsed, et ühelt, et me toome selle globaalsete brändide sisu ja teine, et me toodame ikkagi oma sisu ja loome nii-öelda sellist kohalikku väärtust. See ongi see jällegi see nii-öelda võib-olla võlu kombinatsioon. Aga see lisaraha vist oma kliendilt sellest küsida ei saa ju, Inspirast ei küsi ju, eks ole, lisakuu tasu. Ei, see ikkagi loobki seda väärtust. Mõnes mõttes teil on nagu, mulle tundub, et Elisaga selline rumal olukord nagu tekkinud, et otseselt kumbki nagu ei teeni või Elisa puhul ma ei tea, aga noh, sina Inspira pealt otseselt nagu ei teeni lisaks, eks ju. Aga inimestele meeldib ja nüüd sa ei saa seda nagu ära võtta, siis sa näeksid üksinda juba loll välja, et Elisa ütleb, et meil on siin kõik need seriaalid, et ja võib-olla nad ka ei teeni otseselt nende pealt, aga teil on nüüd kummalgi mingi asi, mis neelab raha ja võib-olla nagu ära võtta kliendilt ei saa, aga otseselt nagu rahalist kasu on ka raske mõõta sealt. Ei, no seal on ikkagi otseselt selles mõttes ju rahaline väärtus, et kes tahab Teliast teenust osta ja kes ei taha. Et kui me kumbki seda ei teeks. Kui te Elisaga lepiksite kokku, sa läksid Hiiepuu juurde, ütleks, kuule, lõpeta sina need oma seriaalid ära, ma panen Inspira kinni, hoian munniku raha kokku ja mitte midagi muuta. Siis kliendid meilt ära selles mõttes, et siis ei lähe, aga kui tema paneb ka kinni, siis nad ei lähe ju. Ei, tähendab ma tahtsin seal vahel torgatagi selle sama mõtte, et iseenesest kui me astume nagu veel nüüd sammu tagasi ja mõtleme, et konkurendid, kes siin Eesti pisikesel turul ka trügivad, pildikult pakuks ka mulle nüüd kimpu parimat Netflixi ja parimat mingisugust Amazoni sisu, siis tekib jälle kliendil ju see koht, et ma peaks jälle valima, et keda ma eelistan ja mulle ikkagi täna vabandan, kui see kõlab kuidagi niimoodi küüniliselt või halvasti, et mind ka mitte ühegi provideri poole see kohalik sisu tegelikult ei tõmba. Mul on nagu täiesti ükskõik, kas Elisa teeb seriaale või kas Inspiras midagi juhtub, et iseenesest see Henriku mõttega ma olen nagu 100%, ma kirjutan sellele alla, et ma saan aru, et seda klienti peab nagu millegagi sikutama, aga seal tekibki lõpuks see koht, et võib-olla olekski mõistlik täpselt kutsuda keegi väikselt laua taha ja öelda, kuulge, ma pean sekkuma. Ma olen ka sinuga samade harjumustega, Glenn, aga Eestis on väga palju inimesi, keda see vist väga huvitab. Just. Seda tahtsin öelda, et meil on nagu päriselt andmed olemas, kus kliendid liituvad meie teenusega, sellepärast, et meil on Inspira, sellepärast, et me teeme MasterChefi, sellepärast, et me teeme Laulama laulu, et see on nagu päris asi, et see loob päriselt väärtust ja sellepärast me seda teeme. Aga see on tore kuulda, kindlasti. Aga võib-olla lõpuks, mulle tundub, et kas ei ole niimoodi, et oma sarjad ja välismaa sarjad ja kõik see, aga lõpuks inimestele loeb kaks asja. Üks on teenuse kuutasu, palju sellel on sisu või kanaleid ja teine on, kui kasutatav on digiboks, pult ja nüüd ka siis see äpp, mille ma saan äkki telekasse vaja. See on väga libe ja nõlv, ma ütleks. Täiesti nõus ja see on kindlasti vähemalt sama oluline, sellepärast, et kui me toome selle globaalse sisu sisse, aga seal ei ole võimalik seda navigeerida või seal ei ole normaalselt personaliseeritud või head soovitused, siis see ei tööta ja ma olen nõus, see on kindlasti üks. No eks see on selline muidugi väga siuke maitse asi, aga täna põhimõtteliselt Eestis, eks ole, on meil kaks suurt koolkonda nii-öelda on endine Starman, täna on Elisa ja siis on Telia.
et need kasutajaliidesed näevad tänaseni välja nagu noh, natuke nagu siga ja kägu, et ma ei taha öelda, et kumb loom parem on, et see sõltubki nagu inimesest, aga fakt on see, et see inimene, kes on harjunud ühega, sõimab teist ja vastupidi, et kas te nagu tegelikult ka kuskil ise vaatate, mida teeb konkurent, et tahategi teha kõiki risti vastupidi või on seal nagu või tõesti nagu mõlemad arvavad, et see nende oma on just parim, et see mulle teeb kohati nalja, kui erinevad nad on ja kui sa oled nagu harjunud ühega, siis ma olen näinud nii tuliseid vaidlusi, kuidas üks arvab, et teine on väga halb ja vastupidi. Et ma ei hakka ütlema, kummasse koolkonda ma võib-olla ma just lootsin. Ja ma kindlasti ka ei tea, et me kunagi oleks kritiseerinud kellegi teise. Ei, ma isegi ei öelda, et seda nagu kritiseerinud, aga ma mõtlen just nagu arenduse koha pealt, et tihti ma tahaks ka nagu küsida ühe arendajalt, et kuidas te saate nii debiilse lahenduse välja mõelda ja võib-olla teine inimese tahaks küsida nagu risti vastupidi. Et see on see koht, kuhu nagu sihtida. Sellist kliendi tagasisidet ja uuringutelt, et me testime asju, me loome mingisugused ja vaatame, mis paremini töötab ja mille kohta me paremat tagasisidet ja sellest kogu meie arendus lähtub. Ja ma ei tea täpselt, kuidas Elisa seda teeb, aga võib-olla on ka kliendi profiilid erinevad, on mingid vajadused erinevad ja võib-olla mõlemad töötavad sama hästi, aga lihtsalt kui sa oled harjunud ühega ja teine on teistsugune, siis on juba automaatne tõrge, see on nagu Apple ja Android, et kas sa ütled, et üks on parem kui teine. Ilmselt kui sa oled Apple'i kasutaja, siis sa kritiseeriks Androidi ja vastupidi, aga tegelikult mõlemad ju arendavad ennast kasutaja nii-öelda kogemusest lähtuvalt ja nendele kasutajatele sobib. Aga kui palju sa täna üldse nagu tunnetad siin sellist kohta, et nüüd keegi, et kuidas seda klienti nüüd enda juurde meelitada, et on see siis, on see kasutajaliides, on see sisu, on see hind, on see ühenduse kiirus või kas üldse saab siin nagu niimoodi üldistada, et kuidas see trend siin Eesti väiksel turul liigub? Tegi selle päris hea kokkuvõtte, kuigi ma nagu eelkõige ütleks, et see on see sama globaalne sisu, kohalik sisu ja kasutajaliides. Et need on need 3 kõige olulisemat, millesse meie panustame ja siis see peab olema seda hinda väärt. Isegi kui ta on natukene kallim, siis ta peab olema ka seda väärt ja see peab olema parem. Et me tahame alati olla selles mõttes oma kvaliteedis ikkagi nagu samm ees ja me tahame, et siis see kallim hind seda kvaliteeti õigustaks ja klient oleks nõus rohkem maksma sellepärast, et ta teab, et ta siit saab parema asja, et ta saab kas rohkem sisu, kvaliteetsem sisu, parema kasutajaliides ja mugava kogemuse, aga ta peab saama rohkem. Et siis me oleme õnnestunud, et see on meie nagu nii-öelda ülesanne. Selge pilt, mulle tundub, et me saime katta selle maailma trendid väga erinevat nurkadelt ja võtame nad aasta jooksul jälgimise alla, et siis kui mitte varem või hiljem, siis vaadata, et kas see on tõeks saanud, kas see on muutunud. Igatahes ütleme Telia Eesti juhile Holger Randile aitäh ja kõigile saate osalistele kuulajatele aitäh. Meie saade on tagasi teiega juba nädala aja pärast ja kindlasti räägime Holgeriga tulevikus veel.